Siin teie uus manifestatsiooni guru külluse ja rikkuse, sinu isiklik hea soovija. Noh, öeldakse küll jah, et Jumal, kes on kõik loonud ja kõike läbib, see kõrgem teadustäis olend, et tema võimaldab siis, et Upanishadides kuskil ka on värss, et Jumal on see, kes täidab meie soovid. No siis on see teine etapp, eks ju, filosoofiline etapp, et Jumal tänatud, et ta täida kõike soove, sest muidu see asi püsiks koos, sest inimesed on nii egotsentrilised, kõik tulevad Jumalat mängima, aga noh, Jumalat tuleb välja, on üle palju. Materiaalse maailma point ongi see, et kõigile valikuvabadus antakse see kogemus, mis tähendab olla maailma naba ja kuidas selles pettuda, parem nagu koostööd teha. Siis sa oledki istud niimoodi maas ja mõtled, et tahaks taevasse, päiksele ja taevale Jumalale lähemale. Siis keegi tuleb, räägib, et on redel, et noh, et sa pead nagu ise, noh, redelit siin ei ole, et sa pead ise nagu õppima seda redelit tegema. See ongi vaimne praktika, et noh, siis õpid seda redelit tegema, siis teed selle redeli, siis pead ise veel üles minema kõrgemale, eks ju, pilvede poole, katuse peale näiteks. No siis noh, ongi, see redel ongi vaimne praktika, eks ju. Valikuvabadus tähendab seda, et sa pead ise ka midagi tegema, et see armastus on mõlemapoolne liiklus. Või siis on meil erinevad need elurollid, noh, mis on normaalne, et erinevate elusolenditega seal, nagu me oleme rääkinud, lapse suhe, vanema suhe, armastatu suhe, ülemuse suhe, vaimse õpetaja suhe, kõikidega on meil erinevad siis raasad, maitsed, eks ju. Ja need kostüüme on meil siis hästi palju ja ütleme, et manifestatsioonis siis nagu näitlejad on hästi erinevad rolle, aga siis üks roll on, ta vaatab, et ma tahaks nagu seda rolli endale, et seal on nagu, see on nagu nii ilus ja tore ja igavene ja hea inimese roll, et ma tahaks ka seda, aga no mul veel ei õnnestu, eks ju. No siis hakkab see nagu lapsed väiksest peast mängivad, mida ma ka rääkisin, eks ju, et mängivad kodu, eks ju, no päris kodu veel ei ole, aga nad mängivad, treenivad, eks ju, siis näitleja hakkab ka siis treenima, tahab seda nagu paremat rolli, eks ju, siis pühakirjad räägivad, et meie õige roll, meie õige svarupa hinge roll, missugune see on siis Jumalaga kõigi suhtes, eks ju. Piik sõnad, siis ütleme, ma ei tea, läbi dharma kõigepealt sa vaatad, mis anded, mis omadused sul on, kuidas need rakendada, et kõik oleks rahul, eks ju, tüür oleks makstud, hing oleks rahul, siis see mateeria ja hinge vahe, eks ju, mis on siis vaimu ja mateeria vahe ja kõik see, õpid seda. Ja siis see manifestatsioon hakkab siis niimoodi, et noh, vaatad pühamehi ka, need lintsiti, mis iganes neil olid kehad või kus nad olid ühiskondlikus plaanis, aga sisemiselt nad elasid juba vaimses maailmas, siis ka manifestatsiooni point ongi selles, et noh, loodame, et meie manifestatsiooni eesmärk on see, et kõike kõrgemat armastuslikult teenida, eks ju. Et sa ei saa nagu valu transformeerida, ütleme, et su elu on täis nii palju valu ja kõike seda jama, eks ju, ja sa saad sellest lahti, aga sa oled selles maailmas, kus on naabril on jama, eks ju, või valu või vaesus, et sa ei saa sellest välja, et sa pead seda transformeerima, et see valu, eks ju, ütleme, kui sinul on hästi kõik, siis noh, see on nagu illusioon. Sinul on hästi, sa oled osake, lahutamatu osake tervikust, sa ei saa seda nagu fake ida, sa ennast välja lõigata tervikust, kellegi on halvasti. Armastus tähendabki see eriti materiaalses maailmas, et see siis noh, aitad teisi, nagu palvetad teiste ja suunad oma energia sinna, sest nagu nii midagi sinule ei kuulu. Et manifestatsiooni siis see nipp ongi see, et alguses hakkad fake ima, eks ju, nagu laps mängib, hakkad mängima ja treenima oma, eks ju, seda peenkeha, eks ju, füüsiline keha on, mis ta on, kus ta on. Aga peenkeha teenimine tähendab see, et soovid kõigile head, püüad olla tänulikkust kultiveerida, aru saada, kuidas Jumal on sulle andnud ikkagi väga palju positiivset ja head ka iga hetk ja kõike sellest saad aru, eks ju, siis sa automaatselt muutub tänulikuks ja alandlikuks, eks ju. See on hea puhas energia ja siis sa võid edasi manifesteerida. Et sa oledki igavene hing ja hingega ei saagi midagi juhtuda ja polegi midagi juhtunud, see on lihtsalt sinu teadvuse samastamiste jõud. Sa oled samastanud nende kehade, nende luupidega, eks ju. Nüüd sa võtad endale, istud diivani peal, üks on see vana mina, kes on tüdinenud ja võib-olla väsinud vanast peast, mõtleb, ma olen üldse nii vana, ma ei viitsi üldse midagi, mul on igast lollused, ma ei jõua nendega võidelda. Ta oled juba sinnamaani jõudnud, eks ju. Ta olengi üks patune ja laiske loll, eks ju, kehalises kontseptsioonis spiritualist. Okei, aga siis diivani kõrval istub teine vend, eks ju, kes on noor ja igavene ja hing. Ja kui sa vaatad kvantfüüsikat ja transcendentaalset kvantfüüsikat, siis kõik on üks ja kõik on omavahel seotud. Ja kõik on kogu aeg siin ja praegu. Kõik elu aspektid, mateeria, vaim, küllus, mitteküllus. Ja siis see teine vend, sa pead hakkama nagu fake ima alguses kunstlikult. Ma olen hea, ilus, tark, terve, kõigi ja kõige teenija. Noh, hakkad seda kultiveerima. Noh, endas seda teist tüüpi nagu.
ja järjest rohkem viid ennast siit, manifesteerid nagu järjest rohkem, hakkad samastama selle teise vennaga. Nii kui tuleb mingi vana vend jälle külla, umbes ma ei viitsi, kõik need tõusud, mõõnad, areng on ikka tõusude mõõnadega. Nii kui tuleb jälle mõõn, eks ju, või see mingid, ma ei tea, keegi ütleb, mingid vanad mustrid tulevad üles, vanad luubid, siis sa teed, see ei ole mina. Sa jõuad nagu kõrvalt vaadata, et okei, isegi kui see reaktsioon toimus ära, aga sa ei võta enam seda nii südamesse, eks ju. Sest sa tegeled järjest rohkem selle uue tüübiga, kes su kõrval istub, kes on tõeline sina, mis on hing, siin ja praegu kohe. Vahet ei ole mateeria, mitte mateeria, ühiskond, omadused, patud, mitte patud, eks ju. Kui kõik on üks ja kõik on omavahel seotud, üks tervikorganism ja Jumal läbib kõike, eks ju, siis järelikult sina oled täiuslik, Jumal on täiuslik ja see hetk on täiuslik. Et sa hakkad siis, küsimus on selles, et kuidas sa treenid oma seda peenkeha, peenmusklit, eks ju, kuidas sa hoolitsed oma keha, siis selle füüsilise keha templi ees, kuna me oleme kehalises kontseptsioonis, me peame siis, et see keha oleks terve, eks ju, see tähendab toitumist, eks ju, loodusega häid kontakte, head kontakte, eks ju. Ja kui ma rääkisin seda ka ühes klipis, et 5 elemendi keha ühendus, eks ju, õhk, maa, tuli, vesi, eeter. Ühesõnaga palju informatsiooni, aga manifestatsiooni põhipoint on see, et sa hakkad saama selleks, kes sa algselt oled, saad Chitananda, täisõndsust, igavikku teadmisi, kõik stuff on sul olemas. Et see tõeline mina lihtsalt ootab, su tähelepanu teadus on läinud teiste rollide peale. Ja siis sa manifesteerid läbi väikeste nippide, mis siis pühakirjad õpetajad, vaimsed õpetajad õpetavad, eks ju, seal mantra kordamine, püha nime kordamine, palvetamine, eks ju, toidu pühitsemine, tervislikku toitumine, looduses rohkem käimine, ropenda vähem, kasuta intoksilisi aineid vähem, märka oma kibestumist, iha, viha, kadedust, kriitikat, neid energiat. Et kogu aeg teed sellega tööd, aga nagu hea uudis on see, et midagi ei ole vaja manifesteerida, see on lihtsalt teekond sinna, kes sa algselt oled. See on nagu super hea uudis. Et me justkui tahame kellegiks rikkaks saada, sa juba oled rikas, igavene algselt täisõndsust. Viimase peal ponks, eks ju, jänku, kõige parem jänku, eks ju. Ja kõik on kõige paremad jänkud, ükskõik mis kehas sa ei ole, eks ju. Need väiksed manifestatsiooni eelnipid.